tervitus kõigile videomonteerimise huvilistele. Täna ma näitan siis sellist asja, mida õppematerjalides ei ole või mis ei ole nagu loodud või mõeldud nagu nende õppematerjalide sisse, kui oleks näiteks mingis inglise keeles või vene keeles või vahet ole mis keeles selleks, et mis keeles seda Vegas Pro 17 nagu õpetatakse, eks. Ja seda peab nagu teadma siis videofaili looja. Selline apsakas, programm jääb seisma ja te ei saa aru, milles on probleem. Teeme siis nii, võtame videofaili, asetame selle siis töötlemise trackile, töötlemise rajale, niimoodi. Ja vaadake, nüüd ma võtsin tavalise telefoniga siis selle faili, kuna mul on nagu vaja formaadis, mis vastaks siis nagu sellele näiteks TikToki jaoks, et püstine formaat, ma küll telefoniga filmisin küll püsti, aga pilt on pikali. Hirmus jama. Mida teha, eks? Ja hakkasin siis, tahtsin siis nagu seda pöörata 90 kraadi ja mis juhtub? Vaatame. Võtame siis, see pööramine käib siin pan-cropis, eks. Mul on vaja teha siia 90 kraadi, eks, et see töötlemise instrumendi, kus ma keerata saan seda, kas nüüd siis vastupidi, et pilt oleks teistpidi nagu külje peal või siis püsti oleks, eks. See käib nüüd siit, et on võimalik ka siit, kui see ring on võimalik keerata, eks, aga on võimalik ka siin, kui ma tean täpselt, et ma tahan 90 kraadi keerata, kirjutame siia 90, paneme enter ja näete, et ta ei pööra. Nüüd ta siin nagu mõtleb. Ja nüüd siis ta kirjutab, et programm ei reageeri, ehk siis programm jäi kinni. Eks nüüd siis oled sa nagu arusaamatuses, et mis teema nagu on ju, et videofail on olemas, et mis selle viga nüüd on, et miks ta ei reageeri, hakkad siis proovima, eks, et proovid ühtepidi, teistpidi, et see on juba katsetatud variant on ju, ja hakkad otsima, millest programm, kas mul on äkki arvutis on liiga palju selle tegumi ribal on liiga palju asju lahti, et ta ei reageeri, eks, ja kui ta nüüd niimoodi iga kord igasuguse liigutuse peale hakkab sulle siin paar minutit või 3 minutit ootama laskma, on ju, siis sa ju ei tea, kas ta nüüd laseb sul oodata või ei lase oodata, mis ta siis lõpuks teeb, on ju, kas ta sunnib sul selle programmi kinni panema, eks, hakkad otsima, milles on probleem, eks, et nagu ma ütlesin, et üks probleemidest sa hakkad nagu vaatama, et kuule, et äkki mul on liiga palju programme lahti, et arvuti on üle koormatud, on ju, ja sa ei saagi aru, hakkad seadistusi vaatama, aeg läheb, kõik on see, aeg läheb, eks. Et ja siis on selline asi, nüüd ma ei saa, näete, programm ei reageeri, tegelikult peaks siia praegu ring tekkima, et ma saaksin seda nüüd keerata, et programm ei reageeri, et ta mitte kuidagi ei taha reageerida, näete, midagi ei toimu, eks. Jälle kirjutab, ei reageeri. Ja nüüd, kui te lähete juba piisavalt närvi, on ju, siis te panete selle kinni, on ju. Mõtlete, et ma katsetan otsast peale, nüüd ta ei lähe isegi kinni veel, eks. Et igavene jama, on ju. Närvid on läbi, on ju. Ja ongi närvid läbi, noh. Ja nüüd te panete selle programmi kinni. Võtate uuesti Vegase lahti. Nüüd siis te mõtlete, et mis teema on, et kuidas ma nüüd saan aru, et milles on probleem, eks, et aega mitte kaotada. Et nüüd ma tahangi teile rääkida sellest ühest variandist. Niimoodi, mul on siin TikTok näiteks, on ju, ja selle TikTokil on selline formaat. – 576 024 32, eks. Nii, sisuliselt teil on vaja seesama video, eks, mida te tahate teha. On vaja saada sellesse samasse formaati. Mis nüüd saab? Tõmmata selle video siia, eks, katsetate nagu uuesti, eks. Ja närvid on juba läbi, eks, kui te juba 3.-4. korda katsetate, eks. Nii, teete selle uuesti lahti, aga siis te tõmbate selle TikToki video või näiteks mingisuguse video, et katsetada, on ju, vaatate, et
kõik nagu toimib, on ju, kõik nagu pöörleb, keerleb, eks, kõik on okei, on ju. Mõtlete, et okei, et programm töötab, on ju. Nüüd lähete uuesti siia, eks. Nii, panete siis mõtlete, et okei, et panen julgelt siia 90 jälle. Mis te vastuseks saate? Midagi ei tööta jälle. Keskpunkt küll liigub, aga panete siia jälle siis 90, eks. Ootate, et midagi toimiks, eks. Näete, mitte midagi ei tööta. Ma üritan, klikin peale, mitte midagi ei tööta. Ja jälle kirjutab, et ei reageeri. Nüüd teil on närvid piisavalt läbi, nüüd ta ei reageeri isegi kinni panemisele, nüüd ta ütleb, et pange programm uuesti kinni. Sulge see programmi, palun oodake, kuna programm reageerib kõik. Ma usun, et teil on juba närvid läbi. Sulgeme programmi. Nii, võtame siis uuesti Vegase lahti. Paneme uuesti failid sisse. Ja et teil ei oleks nii palju jamamist sellega, siis ma näitan, milles on tegelik probleem või kus on lahendus. Sest praegu ma teen seda nii-öelda variant 1, et kus see lahendus olla saab, eks, mida tuleks vaadata. Näete, mul on siin re-render, eks. Ma ei tea, mis me siin vaatame? Tõmbame selle video siia rajale. Nii, video on nüüd rajal. Ja nüüd on see video, mille kohta ma tahan näidata. Tõmbame selle videoga siia rajale. Proovime veel läbi viia selle operatsiooni. Ja mitte midagi ei toimi. Absoluutselt mitte midagi ei toimi. Nüüd te olete juba närvis. Uskuge mind, te olete juba nii närvis. Siis te panite ühesugusest formaadis panite need dokid siia sisse, eks, ja teil mitte midagi reageeri ja video reageerida ei saagi seda ümber pöörata. Teeme selle ühe korra veel läbi. Tõmbame siit ühe faili. Selle faili ma tõmban tegelikult spetsiaalselt praegu siia, et te saate mingi hetk aru, et miks ma seda faili siia tõmban. Mis tundub nagu olevat ühte moodi. Võtame siis TikToki formaadi. Tegelikult ei ole siin nagu keskendunud selle TikToki formaadi peale, lihtsalt praegu TikToki näiteks. Kuna ma tahtsin videot nagu TikToki jaoks teha, siis sellest see probleem tekkis nüüd. Vaatame nüüd siia. Tõmbasime selle video siia. Tõmbame selle video ka siia, eks. Nii. Ja hakkame vaatama, mis siit vahet on. Näiteks, et sellel videol on mingisugune VFR. See tähendab Variable Frame Rate. Ja mõtleme, et okei, et me oleme juba siin tehase seadet aastaid. Me oleme juba kõik täiesti nagu tuksi keeranud, sellepärast, et me otsime selle probleemile lahendust. Aga just probleem seisnebki selles, näete, kui ma näitan teile algusest peale, siis see video, eks, 2 videot on ühte moodi. Mis neil vahet on? Kui me siit niimoodi vaatame ja niimoodi vaatame, siis me näeme, et see VFR ei muutunud. Aga kui me vaatame seda, mis on siin töölaual, eks, ja kui me vajutasime nüüd siia selle aktiveerisime ja selle aktiveerisime, siis see VFR kadus ära ja lõpuks tuligi välja, et see VFR ongi kõikide probleemide vili. Ehk siis, kui teil on mingisugune videofail ja ta laseb programmi nagu kinni panna, siis kogu see probleem ongi selles, vaadake jälle, ma näitan teile, kui ma klikin siia, aktiivne on see video töölaual, siis ma klikin siia ja siis ma klikin siia, seda VFR-i siin ei ole, aga kui ma klikin siia,
siis see VFR tekib siia. Vaadake, nüüd see video on see, mida ma siis nagu töötasin, eks, ja ta ei lase seda töödelda, eks, aga kui mul nüüd isegi see VFR siin aktiivne on ja ma võtan selle video ja ma tahan seda videot pöörata, paneme siit 90 kraadi, ta keerab seda kohe, saate aru. Nüüd ongi see põhiprobleem, ongi selles VFR-is video variable frame rate, eks, niimoodi. Ma tahan teile näidata nüüd näiteks, et kui ma panen siis siit endale TikTok formaadi, eks, nüüd ta keeras selle selliseks, mida ma peaksin siis siin tegema, et ma saaksin selle formaadi, kui ta tõmbas selle pildi niimoodi väikseks nüüd, eks, et see formaat on ju tegelikult suuremaks ja ma sunnin teda siis selliseks teiseks formaadiks, siis ma panen selle Bancropile, see on väga lihtne, mul on formaat ees, see must ala ongi siis formaat, siis ma klikin siia pildi peale, panen match output ratio ja ongi mul see pilt siis ära keeratud nagu püsti just sellesse formaati, nagu näiteks TikTokis mul vaja oli, eks. Teeme selle pildi nagu suuremaks, eks. Niimoodi. Ja nüüd ma olen täpselt selles püstises pildis, aga kui see VFR on aktiivne, siis ta ei lase seda teha, kui see nüüd video, just see video on nagu aktiivne. Et lahendus on siis selles, et kui sellel video on see VFR formaat nagu siis kirjas, et te peate siis selle tegema renderi selle videole enne, siis ta võtab hoopis teise formaadi, siis kui ta nüüd ära renderdab, siis see VFR kaob ära ja ongi teie probleem lahendatud. Nii et see on siis üks variantidest, miks teil võib peatuda Sony Vegase töö videoformaadi pärast. Loodan, et oli abi teile ja kõike paremat!